Tere hommikust, käes on neljapäev, ma näitan teile oma outfit of the day'd. Selline tumesinine setika, ma panen jälle oma Gucci prillid, sellepärast et ma tahaks panna oma neid uuemaid Chloe prille, aga need lihtsalt nagu hõõruvad mul terve meigi kõik siit maha. Ja need Gucci omad on kõige mugavamad, reaalselt need lihtsalt istuvad mul nii hästi ees. Ja no need sobivad ka siia. Ja ma tahaks aga teist kotti võtta, aga lihtsalt siia mahub kõik kõige paremini. Ja jalanõu soovitus. Kui sa oled endale otsimas head suvesandaali, siis ma täiega soovitan neid Roxy omasid, mis mul jalas on. Ma ostsin nad sealt CCC poest ja need on lihtsalt nii mugavad, nii pehmed jalas. Ma olen nendega siin ju käinud nagu eile 12 000 sammu, üleeile 12 000 sammu. Et pehmed, mugavad, ilusad, neutraalsed, sobivad enamus asjadega, no mitte päris kõigega muidugi, aga krõpsuga tagant ja siuksed nagu seemisnahast, no mitte päris nahast. Tänane plaan on see, et ma lähen kaugemale hommikusöögi kohta, ma võtan ilmselt takso, et sinna minnast, muidu ma kõnnin juba sinna 32 minutit. Ja ma vist kohe ei viitsi, sest mul tuleb täna nagu nii palju kõndimist. Mingi Cat's Kitchen and Bar, midagi sellist ma panen ekraanile ka, kui ma sinna jõuan. Seal tundusid lihtsalt nagu nii ilusad värvilised toidud. Rahvusparki ei lähe, ma ei tea, kas ma juba eile ütlesin seda. Ma ei tea, igatahes. Ma ei lähe, ma tundsin, et see on minu jaoks too much praegu. Ja ma lähen hoopis teen väikse matkakese ühte vaatetorni läbi siukse mingi, ma ei tea, selle nimi on nagu Metsatee mingi, ma jällegi panen ekraanile, kui ma seal olen. Aga ühesõnaga ma ei tea täpselt, kuidas see rada kulgeb, aga see jõuab lõpuks jah nagu vaatetorni, kust peaks olema mega hea 360 kraadi vaade. Ja siis pärast seda lähen shoppama. Ma ei ole siin, pole üldse olnud mingit sellist shoppingu aegagi ja see mulle igal reisil ikkagi meeldib, kui mul on. Nii et täna on siis Sephora päev ja seal keskuses on veel mingid Zara, Stradivarius, ma ei tea, Pull&Bear vist oli, no igast siuksed need tavakad. Vot ja siis õhtuks ma panin eile endale laua ühte pitsa kohta, mida üks jälgijatest soovitas ja vaatasin, et sellel on Google rating 4,9. Et hästi palju mega positiivseid reviewsid oli. Nii, esimene matcha spintis. Vaatame, kuidas on. Värv on õige igatahes, ma juba kartsin, aga see tundub siuke koht, kus ma nagu julgesin võtta. Et neil on nagu mingid trendikad asjad või ma ei tea, kuidagi sotsiaalmeediast on sisse on nii täis, et ma ei saa seda isegi segada hästi. Väga maitsev. Selline veel see Insta välja. Nad on oma suunda muutnud, et siis kui ma veits alla kerisin, siis tööd siuksed hästi värvilised pildid. Aga siis nüüd praegu on nagu rohkem siuke rahulik. Vaadake seda. Let's go! Teate, ma teen praegu plaanide muutuse. Muidu ma mõtlesin siit otse minna sinna haikile. Aga ma natuke muretsen enda pärast, sest et ma ei ole ikkagi mingit mütsi ostnud. Ja keeldu saab kohe 11, ehk siis ma läheksin nagu päeva kõige kuumemal päike lagi pähe ajal sinna matkale ja ma ei tea, kuidas see on, kas see on nagu niimoodi, et see on mets ja tegelikult see päike ei paistagi mulle otse pähe või on see pigem niisugune nagu mingi mägine ja mitte mets. Ühesõnaga, kuna ma ei tea, siis ma otsustasin, et ma ikkagi praegu lähen hoopis sinna kaubanduskeskusesse. Tunni pärast avatakse siis see Sephora, aga nii kaua ma käin seal teistes poodides. Ja siis, kui on natukene juba see päeva kõige kuumem aeg möödas, oleneb ka kaua mul seal poodides läheb, et siis ma lähen sellele haikile, siis ma teen lihtsalt natuke teistpidi ja vajadusel ma saan siis kodust läbi käia vahepeal ja asjad ära panna. Igal pool ma olen täna neid Sephora reklaame näinud. Excited! Okei, ma nägin just seda laini, mis Sephorasse ootab ja see on päris haige. Ma ei arvanud, et siin nagu nii palju inimesi kohal on selle jaoks. Proovin praegu Zaras sellist, ma ei tea, komplekti, mille ma kokku panin.
siuke bluus, siin on siuke mesh cutout ja built-in bra ja siis niisugused vahvad satiinpüksikesed. Näeb veits välja nagu miniseelik, minu arust vahva. Ja siis ma proovin ka selliseid kuldseid varbavähe plätusid. Siis nägin sellist sama stiilis bodyga, nende mesh cutoutidega ja siis sellised püksid ka hästi minimalistlikud. Tundusid ägedad valged teksad, aga nagu 36 suurus ja ma ei saa aru nagu, et kuidas nad siis peaksid istuma, sest nad on nagu puusast ümber, aga siis siit lambist on nagu niimoodi. Vaadake, kui fun kott Stradivariuses. Siuke rannakas. Ma olen aru saanud, et sellise lõikega bluusid mulle sobivad. See on heleroosa, aga kas see on nagu liiga heleroosa, nagu liiga tuhum? Võiks nagu natukene rohkem värvi olla. Selle seti ma võtsin rohkem nagu for fun siis, sest et see on siuke mini, nagu neid pükse nagu peaaegu ei olegi. Et kus ma siis lähen niimoodi randa, aga nagu palju ma käin rannas üldse. Ma võtsin veel siukse seti, see tundus nagu huvitav, aga pean ütlema, et mulle ei meeldi väga, kui nendel valgetel pükstel on nagu see lühike püks siin all. Ma saan aru, et see on selleks, et see vähem läbi paistaks, aga see nagu mulle ei meeldi see rant seal. Ehk siis ma eelistaksin, kui seda seal ei oleks ja ma lihtsalt panen ju nagu nii nuudpesu siia alla. Aga ma ei teagi, see vist ei ole minu seljas midagi erilist, nii et siis ma võtsin veel ühed niisugused püksid, tundusid ka fun ja siis mida ma kindlasti ei osta, aga lihtsalt see oli mannekeni seljas nagu äge, et Bershkal on Edhardiga siuke kollektsioon, jällegi S ei olnud ja ma võtsin M-i ja ilmselt see sobigi ja ega ma seda ei ostaks tõesti nagu nii. See bluus oli siin ennem, seda mina ei võtnud. Mul ei ole midagi muud praegu seljas, nii et ma ei saa rohkem näidata, aga päris ägedad püksid tegelikult. Ma lihtsalt nagu ei kujuta ennast nendega ette, aga minu arust väga lahedad. Ei näe reaalselt, kuhu ma läheks sellega, aga see on fun. See on lihtsalt nagu fun ja see meenutab mulle, ma ei tea, 10-aastast kaisat. Siis olid sellised trikotaažist layered seelikud ja see Edhardi oli ka siis, aga mul muidugi Edhardi mingid riideid ei olnud. Vaadake, kui ägedad need välja näevad. Ma selle kollase ma pean võtma. Siin on Morphiga ja üllataval kombel siin on isegi põnevaid asju. Üks on priming eyeshadow. Siis siin on nagu selle Rare Beauty järgi tehtud, ei mitte Rare, Road Beauty järgi tehtud need kontuurimis siuksed stikid. Ja siis siin on see kõige uuem põsepuna mingisugune kombo. Sephorasse on ikka veel 1,5 tundi hiljem ka siuke lain. Kuidagi läks mul shopates 3,5 tundi niimoodi, et ma ei saanud arugi ja ma arvan, et mingi 450 euro võrra vaesem, millest enamus läks Sephoras. Aga teate, ma ei hoidnud ennast üldse tagasi ka. Ma olen lihtsalt nagu mingi I deserve it all. Miks ma ei või endale lubada? Ja siis ma lihtsalt lubasin endale. Ma olen nii uhke enda üle, et ma siin reisil olen. See on ka kõiki suur kulutus, ega see kõik läheb mu enda rahakotist ju. Mina ei tea ega tähes, mul oli mingi okei. Siis jah, ma ootasin selle Sephora järgi, sain isegi Sephora vee. Väga hea, sest et ma tõesti, seal oli nii umbne. Seal oli nii palju rahvast ju. Ja siis ma olin korra mingi omega, mul hakkab veits halb. See on mu worst nightmare, kui ma peaksin minestama üksinda võõras kohas. Ja see ei ole isegi nagu täiesti nagu mingi välistatud või irratsionaalne mõte, sellepärast, et mul oli mingi periood elus, no nüüd sellest on juba aastaid möödas, ma ei tea, 7 aastat või midagi sellist, kus ma igatahes lambist minestasin. Ja nagu ikka, ma ikka minestasin, ma arvan, mingi 2 aastase perioodi vältel äkki nagu mingi, ma ei tea, 6-7 korda või. See oli veits hirmus. Igatahes õnneks siis toodigi see vesi, seal pakuti ka popcorni, seda ma ei hakanud võtma. Nii et see tuli väga õigel ajal, siis mingisugune tüdruk tegi seal pilti minust. Või ta küsis, kas teha, ma olin mingi teeme. Lihtsalt nagu vahva, täiesti udune. Ja Sephora pole isegi taustal. Aga las ta olla, cute.
see damage on crazy. Aga no parem oleks, et siin on asju ka, kui ma kulutasin 300, kui palju? Eeno helistab mulle. Kuulge, ma teen korra õega kõne ja siis jätkame. Nonii, ma tegin just Eenole oma Sephora hauli. Nii et ma hakkan otsast pihta teile seda tegema. Ja tegelikult ma läksin vaatama ju palju ma raha kulutasin. 320 eurot läks Sephoras. Aga noh, oma jagu asju ka. Ma mõtlen, alustaks nagu selles järjekorras läheks, mis ma need asjad võtsin. No kõigepealt igav ost, selles suhtes ma ostsin selle sama Rare Beauty Luminous Powder Blushi, mis mul juba on. Aga kuna minu oma läks juba äkki aasta alguses või? Läks katki vist. Või ma mäleta isegi millal, aga see on juba pikka aega mul katki olnud. Ma olen ikka seda kasutanud, aga praegu ka nüüd nagu see pudi läheb mul igal pool seal meigikotis laiali. Ehk siis ma tundsin, et on aeg osta uus. Cheer on see toon, mis on, jääb selline ühtlane roosa kuma, et ei ole nagu mingid suured sädeluse tükid, sest et Laura ostis minu arust tooni Happy ja sellel Happy'l on nagu rohkem sellised sädeluse tükid sees. Mind ikkagi tõmbasid need igasugused mingid lip butterid ja asjad. Et ma olen viimasel ajal nagu veits puudust tundnud, kuigi tegelikult ma leiaks kindlasti endal kodust ka midagi sellist taolist, aga ühesõnaga ma tahtsin mingid lip butterid, mida kotti visata ja siis võtsin lõpuks Laneige'i Lip Glowy Balmi sellises roosas toonis. Ta on tegelikult nagu hästi hele roosa ja ma ei ole kindel, kui tugevalt üldse mingit värvi annab. Aga igatahes selle võtsin. No see Rare Beauty Blush oli juba 32 eurot, Laneige 22 eurot. Siis jäi mulle silma Fenty Beauty'l tulid välja uued kreembronserid. Vaadake seda lihtsalt. Nii ilus pakend. Ma olen veits nagu, kas ma võtsin liiga tumeda tooni. Seal oli 3 tooni, aga minu arust see, mis oli tooni võrra nagu just kui heledam, oli nii oranž. Siis ma ei võtnud seda. Churro Twist on selle tooni nimi. See oli 40 eurot. 40 eurot. No ei ole päris normaalne. Ma sain lõpuks nuusutada seda Summer Fridays Sunlit Vanilla lõhna. Ja see on mul siin. Ja teate, see lõhnab nagu mingi kookospallike. Magus kookospallike, nagu mingi maius, noh, saad aru. See on vanilli, see on kookos, see on nagu päike. See on sinna soe magus lõhn ja hästi kookosene. Ja no te teate, mulle meeldib kookos. Kui sulle kookos ei meeldi, siis sulle see lõhn kindlasti ei meeldi. Ta on nagu selline magus, soe, vanilli, kookos. Ja siis ma mõtlesin, kas ma võtan selle 10 millise. Panin alguses koorbi 10 millise. Käisin ringi, see oli mul siin käe peal, nuusutasin. Ja enne kassasse minekut ma läksin ja võtsin ikkagi selle 50 millilitrise, sest et see on tõesti nii hea. See on nii hea! Ja ma tahangi see suvi käia ringi ja lõhnata nagu üks väike kookose dessert. Mina olengi kookose dessert. Siis ma võtsin Natasha Denona selle concealeri. Mul juba on see, aga ma võtsin nüüd heledamas toonis natukene. Mul on nagu... Ma tean, et viimati, kui ma ostsin, siis minu arust ma ei saanud päris seda tooni, mis ma oleks tahtnud, siis ma võtsin natuke soojama, siis see on siuke nagu kollaka alatooniga. Igatahes nüüd ma võtsin 2N ehk siis neutraalse alatooniga selle. See mulle väga meeldib, see on väga hea katusega, ta jääb siuke õhukese kihina, hästi kreemine, mõnus. Ja siis ma olin mingi, kas siin on kajaalilõhnad või ei ole. Siis ma ikkagi leidsin kõik kajaalilõhnad ülesse, seal mul läks aega, seal ma ikka nuusutasin. Esmajoones ma läksin kohe seda uut peach lõhna nuusutama ja siis seda pirni lõhna. Need on minu arust kõige uuemad. Pean kurvastusega tõdema, et minu jaoks see virsiku lõhn oli natuke nagu WC värskendaja. See ei olnud nagu minu jaoks selline nagu värskusest pakatav mahlane virsik. See oli nagu niisugune igatahes selle ma panin kiiresti ära. Ja pirn oli täpselt see, mis sa kujutad ette nagu ongi kas mingi pirnisiider või pirnilimonaad ja selle ma ka võtsin. See minust värvi ei lähe üldse nagu kokku, et see oleks nagu pirn. Aga ma võtsin 10 millise, sest et see tundus mulle hea, aga see tundus selline, et ma ei ole kindel, et ta on väga hea püsivusega. Ma ei jõudnud seda fragrantikat lahti võtta ja sealt vaadata, mis inimesed räägivad. Aga lihtsalt selles ei tundunud selliseid sügavaid noote, mis on tihtipeale need, mis nagu jäävad püsima.
vastupidiselt sellele Sunlit vanillale, see ma tunnen, et on siuke tugev ja kauapüsiv, aga eks näha ole, ma tegelikult veel ei tea, lihtsalt selle põhjal, mis ta mul siin on, siis ma ütleks seda. Aga jah, see pirn ei tundunud nii kauapüsiv ja ma mõtlesin, et ma proovin, vaatan, kui väga meeldib, siis kas saan kuskilt teiselt reisilt osta või siis teie ütlesite, et saab siis läbi mingisuguse teenusepakkuja tellida kuskilt, ma ei mäleta, kas siis Prantsusmaa Sephorast või Hispaania Sephora või mis iganes, et sealt saab siis ka jaalilõhnasid tellida, et kui mulle väga meeldib, siis küll ma selle kuidagi siis ikkagi saan. Ja üks, mis oli täielik üllataja minu jaoks või nagu ma ei arvanud, et mulle nii väga võiks meeldida see Capri in a bottle. Selline, juba värvist me võime arvata, mis lõhn see on. Siin on siis sidrun. Siin ütlebki keynotes on sidrun, suhkur, freesia, vaarikas, vanilla ja muskus. Ja ta on nagu selline värske, ma ei tea, nagu sidrunit oli, aga tegelikult midagi muud ka. Ma pean teda rohkem veel nõustutama, et ma oskaks nagu selgemini sellest rääkida, aga selline ka jällegi hästi suvine, värske, elust pakatav selline ja sellega igaks juhuks võtsin 10 millise. Ja siis ma olin reaalselt peaaegu juba maksmas. Ja siis on ju need minid. Mina ei tea, ma võtsin selle Huda Beauty. Kusjuures mulle meeldib, et nad on selle ümber teinud selle pakendi. See on see mini suuruses. Ja võtsin siis selle heleroosa Cherry Blossom puudri, tonpuudri. Ma ju kasutan igapäevaselt seda Huda Beauty Pound Cake toonis puudrit silma all ja mulle väga-väga meeldib see. See on siuke blurring, hästi siidiselt sile jääb ja matistab ja ühesõnaga see on kõik see, mis ta peab olema. Nii, okei, see oli Sephora haul. Siis ma ostsingi Morphist selle kontuuristiki ja nii naljakas, et ma ütlesin, et see on Rare Beauty oma Road Beauty, see on ju Selina versus Hailey. Kuna ma kontuurin igapäevaselt, kui ma üldse meigi teen, siis ma kontuurin oma nina otsa ja huuli. Ja siis see tundus selle jaoks nagu, mitte et tegelikult oleks eraldi toodet selleks vaja, aga lihtsalt for fun, siis see tundus nagu tore. Väga kreemine, ilus, mõnus, tore. Siis ma ostsin ära need Zara plätud. Reaalselt, kui keegi oleks kunagi mulle öelnud, et ma ostan endale sellise kontsaga plätud, ma oleks öelnud, mida sa ajad segi peast, see on ju nilbe. Ja siin ma nüüd olen nilbe kontsaga kingi ostmas. Teate, ma lihtsalt ei viitsi neid kõrge kontsaga kingi ju kanda. Ja siis ma mõtlesin, et mida ma kannaks, mis on nagu parem kui rannaplätu, natuke elevated, sobiv erinevate kleitide alla. Ja see tundus mulle lihtsalt nagu, et need viskan alla ja ongi nagu classy. Ja kuldne, suvel sobib ka nagu enamus asjadega. 30 € olid need. Siis ma võtsingi need About Face Eye Painted. Üks on siis see, mis ma näitasin käe peal ka hästi kollane, kuldne, äge holograafiline jäi. Ja siis teine, siit ta näeb nagu hõbe välja, aga ta jäi siuke nagu šampanja tooni sädelus, hästi ilus oli. Siis ma võtsin ikkagi ära selle Stradivariusest selle heleroosa halterneck topi. Ja siis ma ostsin veel sealt Stradivariusest bikiinid. Mul ei ole musta värvi bikiine ja mind ei ole õnnistatud suurte pommidega. Ehk siis tihtipeale bikiinid ei komplimenteeri minu keha. Ja kui ma leian midagi, mis komplimenteerib, siis tuleb see osta. Ja need istusid väga hästi, ma proovisin neid mõlemat moodi selga niimoodi klassikaliselt ja siis nagu seda teistpidi ka, et see ühesõnaga nagu niimoodi. Ja ka väga ilusti istusid. Ja nüüd neid pükse ma ei proovinud, ma lihtsalt võtsin need ära, üks nad niisugused pisikesed on. Ja siis võtsin Zarast ära need siuksed viisakad lühikesed püksid. Igatahes ja kell on tegelikult nüüd 4. Kell on 4 ja mul on 18:30 pandud õhtusöök. Ma ei jõua sinna haikile. Siit näitab sinna tund aega. Ja siis veel tagasi ka 2 tundi. Jah, niimoodi jõuaks, et ma lähen sealt otsa õhtusöögile. Meik on tegelikult ilusti säilinud. Aga kas see on peale seda mingit haiki ka säilinud, see on nüüd nagu teine küsimus. Ma otsustasin, et ma jalutan vanalinna.
ja natukene vaatan veel seal rohkem ringi, sest et ma esimesel päeval nagu käisin natuke, aga mõtlesin, et ma vaatan täna natuke rohkem ja siis vaatan, kas ma leian mingi mõnusa rohkem nagu looduse koha, kus veits raamatut lugeda ja siis lähengi oma õhtusöögile ja ilmselt pärast koju, sest et mul on vaja pakkida ja homme on suht varakult juba äratus ja Omishisse minek. Nii et siis ma pigem ikkagi täna õhtul ka olen kodus. Algab tee üles mäkke. Ma käisin uuesti sealt vaateplatvormilt vaadet vaatamas. Teile unustasin näidata, aga siit läheb siis tee edasi ülesse. I hope it's worth it, sest et see on väga väsitav. Siin on väga ilus. Täielik loodus lihtsalt. Hetk tagasi oli vana linn. Vaadake, kui ilus. Mida pekki. Ma reaalselt ei saa seda kaamerat ära panna, nagu astun 2 sammu jälle mingi täiesti haiga vaade. Mis asja, siin on täiesti uskumatu. Pisarakanalid on lahti. Siin on lihtsalt nagu nii ilus. Ja jälle on käes see moment, kus ma mõtlen nagu, et kui tänulik ma olen, et ma saan elus selliseid asju kogeda. Ma lihtsalt kõnnin kuskil täiesti võõras riigis üksinda ja naudin. Ja praegu mõtlesin sellele ka, et ikkagi loodus on minu jaoks see alati, mis võtab nagu sõnatuks. Et nendel reisidel see loodus on see, mis nagu pakub nii palju hingele. Crazy, et lihtsalt nagu meie maailm või meie sellel maamunal, kus me elame, on pakkuda nii palju. Et loodus on lihtsalt nii ilus, nii erinev, see on nii maandav. Et jah, igasugused erinevad linnad on ka mega ägedad. Aga issand, kui tänulik ma olen, et ma tulin siia. Kuulete seda linnulaulu. Kuskil taustal mingi mootorratas ka, aga nagu need on need momendid, mis toovad pisara silma, et kui tänulik ma olen, et ma saan sellist asju kogeda. Saan kogeda erinevaid kohti siin maamunal ja tunda lihtsalt rõõmu sellest, et ma olen siin. Ma ausalt ei oska teile sõnadesse panna seda tunnet, mis mind valdab. Ma siin jalutan, isegi vikerkaart on näha. Ma ei tea, kas kaamera seda püüab, aga imeline, siin on imeline. Ma ei tea, mul on selline rahulolu tunne, et see on kirjeldamatu ausalt öeldes. Ja ma jõuangi sinna torni minna, kus ma tahtsin minna. See ongi see sama haik, mida ma tahtsin teha. Ma jõuan ja see on nii äge. Ja ma ei tahaks, ma täiesti, mul ei olegi sõnu. Mul ei ole sõnu, vaadake kui äge. Õnneks liftiga saab siit torni üles, sest ausalt on päris läbi võtnud. Haige. Seal on see rand, kus ma käisin reaalselt. Palmid seal ja see, kus ma läksin ja arvasin, et on see beach club, aga ei olnud. Keegi elab siin. Prime Real Estate. Ma loodan, et mu
aju jätab selle igaveseks meelde. Päike tuleb nüüd küll tagant, aga ma pean neid emotsioone jagama, et iseendal ka kunagi meeles oleks. See on lihtsalt imeline, et ma jõudsin siia, et ma tulin. See on olnud lihtsalt imeline kogemus. Nagu ma ei oskagi tegelikult nagu seda sõnadesse panna, aga see on esiteks need vaated on olnud nagu mega haiged ja teiseks kogu see nagu looduse kogemus. Nagu see linnulaul, männi lõhn, see rada siin, nagu see on pakkunud midagi mu hingele. Ja kuigi korraks nüüd sealt ära tulles oli ikkagi selline kurbustunne ka, et kahju, et mul siin minuga kedagi praegu ei ole, kellega jagada seda ülevat emotsiooni. Ja eks üldse see reis siiamaani on olnud nagu super. Ma ei muudaks mitte ühtegi asja, kõik on läinud nii hästi ja nii mõnusalt ja kulgenud nii suurepäraselt, et selles suhtes kõik ongi imeline, aga vaatamata sellele on õhtuti olnud ikkagi ka raskemaid momente, et ma lihtsalt nagu tahan realistlik olla ja ma ei ütleks, et need ei jäta mingisugust plekki siia puhkusele, sellepärast et see puhkus on ikkagi imeline, aga inimestena me oleme ju ikka mitmetahulised, et see, et ma tunnen suurt tänutunnet, rõõmu, ülevaid emotsioone ei tähenda seda, et seal kõrval ei võiks ka olla vahepeal midagi muud. Et lihtsalt ma olen niivõrd harjunud oma elu ikkagi jagama partneriga. Isegi ka selles suhtes, et kui ma ilma temata reisil olen käinud, siis õhtuti helistasime, siis ma rääkisin, kuidas mu kõik päev on läinud ja mis oli ägedat ja mis mitte ägedat ja nagu et ma saangi aru, et see on niivõrd mu sees, see on nii suur harjumus, et selles suhtes see üksinda olemine on ikkagi imelik ja uus, aga mitte selles suhtes nagu üksinda olemine, et siin reisil ma ei ole kordagi igavust tundnud, mul ei ole olnud kuidagi halb, et see on kõik olnud väga okei ja ma teeksin seda iga kell uuesti, aga lihtsalt mingid sellised nüansid. No nii, mu pitsa jõudis. Viimast korda Kodu tänavas. Võtsin pitsat kaasa, ma ei jaksanud seda kõik ära süüa. Tere hommikust! Käes on reede. Ma soojendasin oma eilset pitsat just. Asjad on 95% pakitud ja mul ongi praegu mingi pool tundi aega, kuni ma pean liikuma hakkama. Ja mul on tõesti väga mõnus olnud siin korteris. Et hea valiku tegin, see on olnud super asukoha peal ja see korter ise ka nagu on väga mõnsa olnud. No nii. Mul on check-inini veel 2 tundi aega, nii et kuskil ma pean selle kohvriga chillima nii kaua. See on just minu kodu ja ma peaks saama sinna check-inida ka õnneks varem. No nii, astusin uksest sisse. Siin on mul siuke tugitooli area. Siin on minu toakene. Väga viisakas. Nii, mis meil siin on? Väike vannituba. Ja no, selles suhtes, et vaadakem nüüd seda. That's crazy. Mida pekki? Ei ole ju normaalne vaadana. Ja olengi siin, olengi kohal. Super excited. Mul ei olegi tegelikult nagu midagi erilist siia välja mõeldud, siis ma saingi aru, et see on nagu mega pisike linn ja nii palju, kui ma natukene jõudsin siin, ma ei tea, mõned sajad meetrid kõndida,
siis juba Google Maps'is ma olin mingi, ma mõtlesin, et see vahemaa on nagu pikem. Kui ma vaatasin, et ühesõnaga tundub tõesti pisike. Istuks natuke ja siis läheks randa, nii et ma panen bikiinid selga. Ja vist panen jälle juuksed kinni. Ma nagu iga kord, kui ma lähen puhkusele, unustan ära, et ma ei viitsi nende lahtiste juustega olla. Need lähevad alati sorakaks, eriti nendes kliimades, kus on soojem. Siin ka mu juuksed on hästi kuidagi imelikult kahused siuksed. Ehk siis ma arvan, ma viskan need jälle kinni. Ja siis võtan asjad kaasa nii, et ma oleks valmis ka randa minema. Ja on siuke rand. Ma lootsin, et äkki on liiv, aga no ikkagi niuke kivikas, aga no parem kui mis ennem on olnud. Ja no lihtsalt vaadake seda vett. See on ju ebareaalne. See on oleks nagu mingi filter peal. Hele sinine. Okei. Kui ma nüüd ennast siit vaatan, siis päikest on saadud. Ja sellepärast ma tulin ka koju ära, et ma tundsin, et sai piisavalt ja veits hakkas juba nagu siuke, ma ei jaksa. Ja siis seal rannas olles tuli mingisugune mees muga rääkima, kes oli seal oma sõbraga. On praegu nagu puhkusel. Ta muidu elab ka Horvaatias, aga selles igatahes mingis teises linnas. Ja siis, aga et ta on puhkusel ja siis neil on Splitis on korter ja siis ta on nagu omakorda sealt Splitist siin rannapäeval täna. Oota, mis siin toimub? Ei ole midagi. Rannapäeval igatahes. Ja siis ta tuli rääkima, ta inglise keel oli nagu üsna halb, ta kohe ütles ka seda. Ja siis ta tahab muga minna õhtusöögile. No me vahetasime numbreid, aga ma ei tea. Ta nägi normaalne välja. Aga noh, mitte niimoodi, et ma oleks nagu mingi oh my god, kui kuum mees. Ja siis ma mõtlen, nagu mis seal mõte on. Et ma lähen, et lihtsalt nagu tutvuda kellegagi ja nagu mingi. Aga mul on jumala okei üksindaga õhtust süüa. No ma ei tea, nagu kas ma viitsin oma energiat sinna panna, sest et paratamatult see võtab mult energiat, kui ma lähen mingi inimesega, kes veel ei räägi hästi inglise keelt ka. Lähen nagu, ma ei tea, teidile või õhtusöögile, mis iganes, kuidas seda nimetada. Nagu kas ma, nagu miks, nagu mille jaoks. Ma just tegin uinaku mingi tund aega. Ma olin lihtsalt nagu nii väsinud sellest päiksest ja seiklemisest. Ehk siis jah, ma magasin. Ja nüüd ma mõtlen siin, mida selga panna. Ma vist panen pika kollase kleidi. Ja mu sõbranna Pia soovitas mulle õhtusöögi kohta siin, kus ta ütles, et on maailma parim trühvlipasta. Ma küll ilmselt trühvlipastat ei võta, aga seal tundus üldse väga tore menüü, nii et ma sinna kohta lähen. See ei ole ju päris elu. Ma ei tea, mida ma munen siin, ma ei ole ikka veel välja saanud ja aega on mööda läinud, aga ma ei tea, kas ma enne ütlesin. Ma käisin ujumas täna ka meres. See on küll jahe, aga see nägi nii ahvatlev välja ja ma kuumenesin nii üle, et ma ei mingi, mul on ükskõik, ma pean lihtsalt minema vette ja tegelikult nii mõnus oli. See vesi lihtsalt kandis mind. Pärast oli nahk soolaga kaetud, aga see oli väga mõnus. Igatahes ma nüüd reaalselt lähen välja ja jalutan veits ja siis lähen sinna söögi kohta. Praegu seal kohas, kuhu ma tahan sööma minna, ei olnud lauda pakkuda. Aga nad ütlesid, et 20 minuti pärast peaks saama, nii et ma siis lähen 20 minuti pärast tagasi. Reaalselt ei suuda valida, need esimesed 2 valikut tunduvad nii head ja siis see tundub hea. Reaalselt üks kõige paremaid pastasid, mida ma olen üldse söönud. Nagu ma pean hommega siia tulema. Oh my god.
see oli imeline õhtusöök, ma võtsin ühe kokteili veel. Ja siis ma jätsin, kuna mul on ju seal aega, selles suhtes ma istun seal üksinda, siis ma olin telefonis, ma mõtlesin, et ma jätan neile Google review. Ja siis seal olles kirjutasingi selle Google review, panin pildi ka juurde. Ja siis ma ei tea, kas neil siis tõesti nagu keegi kogu aeg jälgib seda või ma ei tea, igatahes. Siis toodi mulle maja poolt mingi väikene joogikene selle hea review eest. Siis nad veel lõpus tänasid mind hea review eest ja siis ma bookisin endale homme taaskord 7:30 laua, sest ma olin nagu mingi, ma ei saa seda võimalust käest lasta, kui ma olen reaalselt saanud oma elu parima pasta, siis kuidas ma ei lähe sinna teist korda. Ilmselgelt lähen. Nii et ma panin homseks ka laua. Homseks mul on bookitud mingisugune paadituur, aga see on alles kella 3. Ennem seda ma jätan endale vaba aega, et teha, mida ma tahan. Ma veel ei tea, mis see on, kas ma lähen päevitama. Võib-olla, ma vaatan, mis seis siin hommikul toimub selle punetava nahaga ja siis teine mõte on, siin on mingisugune maha jäetud kindlus, kus inimesed käivad, kus peaks olema väga hea vaadega. Ma võib-olla tahaks sinna minna, aga ma ei ole aru saanud täpselt, kust kohast sinna saab või kuidas see nagu, kui pikk retk see on. Nii et ma uurin selle kohta. Mul on olnud taaskord imetore päev ja nii hea, et ma ütlesin ära selle, ma ei tea, teidi või õhtusöögi pakkumise, mis sellelt meelt tuli, sest et nagu ma üksinda lihtsalt nii väga nautisin seda ja ma tean, et ma ei oleks sama palju saanud nautida. Ma oleks olnud pinges, kui ma olen mingisuguse mehega teidil, kes ei oska veel hästi inglise keelt ka ja siis pursime seal koos ja tere hommikust. Käes on laupäev. Minu reisi viimane päev. Ausalt öeldes, see on olnud nii tore ja mõnus, et ma ei taha koju minna. Ma ei taha, et see lõppeks. Toon veel ja veel ja veel. Aga tegelikult ootab kodus ka toredaid asju ja oma kodu on ikka kõige mõnusam koht, kus olla, aga ikkagi jah, veits raske toime tulla sellega, et viimane päev. Igatahes täna tuleb mega tore päev. Kell on praegu peaaegu 9 vist. Ja kõigepealt, nagu ma vist juba eile ütlesin, ma lähen teen siis selle väikse matkakese sinna maha jäetud kindlusesse. Ma ei tea, mul Maps näitab, et ma lähen 18 minti sinna, see on ülivähe. Aga see on nagu ülesmäge. Igatahes ma ei tea, eks näha ole. Teen selle ära. Käin poes, Konsumis. Siin on reaalselt Konsum, aga Z-iga. Võtan endale sealt hommikusöögi. Säästan natuke raha, sest et raha on siin ikkagi päris korralikult kulunud. Tulen koju, söön, teen ennast korda. Siis lähen ilmselt randa. Tahan filmida veel ühe reelsikese siin. Kasutada ära seda, ma ei tea, eksootilist vaibi, kuigi ma ei tea, kas ma saan siin toas seda nagu videosse ka jätta. No igatahes, mida iganes. Siis lähen vist randa, sest et mulle tundub, et mu see punetus on juba nagu palju parem. Praegu ma panin SPF 50 peale. Ja siis kella 3 on mul jah see nagu jõe boat tour 2 tundi. Ma olen väga excited, et ma sinna lähen. See oli mul väga hea otsus. Ma olen ausalt öeldes veits nõutu praegu, sest ma otsisin seda kohta, et kus rada algab, et minna sinna kindlusesse. Ja siis ma ei leidnud seda. Ja siis ma nägin, et mingi abielupaar hakkas reaalselt mööda kiviseina põhimõtteliselt üles minema. Nad nagu ka otsisid seda kohta ja siis nagu nad järsku lihtsalt hakkasid minema ja ma olin mingi et nagu see on see rada või. Nagu reaalselt mööda nagu kivi lihtsalt. Ja siis ma lõin araks, ma ei tea, ma mõtlesin, et kuidagi nagu üksinda minna, äkki ma mingi väänan mingi jala kuskil välja. Ja siis ma olen üksinda lihtsalt. Ma ei tea. See tundus järsku nagu hirmus. Nagu ma olen küll Kreetal ka nagu mingi kivimäe otsas roninud, aga see oli ikkagi nagu mingit sorti nagu rada ja mitte nagu täiesti nagu mingi seinast üles ronimine. See oli ka nagu raske ja ma eeldasin, et see on midagi sellist. Ja nagu piltidelt ma nägin mingit sugust rada. Ma saan aru, et sinna läheb kuskilt mingi teine rada ka, mis on vist siis pikem. Nii et ju ma peaksin selle alguspunkti üles otsima ja sealt minema, sest et see oli liiga advanced minu jaoks. Leidsin üles selle kergema nii-öelda raja, mis on pikem. Aga jõuab samasse kohta välja, nii et
kergem maias. See on see kerge siis. Ja siit kaamerast muidugi ei saa mitte midagi aru. Juba on päris crazy vaade. Ja ma pole hästi kaugele jõudagi. Seal ta on. Hea, et ma seda teist rada ei läinud, see on absoluutselt vastav minu võimekusele. Rohkemat ma ei tahaks. Pekkis on see, et siit peab allaga minema. See on tõesti päris raske rada nagu. Või siis ma olen väga nõrk, ma ei tea. Igatahes see on väga korralik ronimine ja mul on kops nii koos. Veits istun siin varjus. Ja siis liigun edasi, aga ma juba praegu mõtlen selle, et siit peab alla tulema. Ja nagu kui alla minek on veits kergem kui üles minemine, siis tegelikult ikkagi mitte kerge. Oh my god. Paistab. Lõpuks. Ma tulin siia täitsa torni. Mingi väike redel põhimõtteliselt tuli siia ülesse. Igatahes seal on see rand, kus ma eile käisin. Siit läheb jõgi. Ja siit me näeme seal on see parkla, kus ma hommikul olin ja otsisin, et kust kohast see teine rada siis tuleb ja apparently see tuleb siit. Reaalselt see tuleb kuskilt siit ülesse. Nagu siit. Ma saan aru, et ma saaks väga palju kiiremini siit kaudu. Aga nagu vist ei julge ikkagi. Aga no igatahes on siin ime ilus ja ma nüüd natuke tõmban hinge. Ainult jama on see, et mul on ainult 250 ml vett alles ja ma tahaksin täiega vett kaunida praegu, aga ma pean jätma alles seda. Oh my god, ma olen kodus, ma olen tegelikult juba mingi tund aega olnud kodus. See alla tuleks sealt kindlusest. Oh my god. No selles suhtes ma sain sealt alla väga palju kiiremini, kui ma sain ülesse. Ma arvan, ma läksin ülesse. Peaks tegelikult vaatama, ma ei tea. Aga ma pakuks, et ligi tund aega. Võib-olla 45 minutit, ma ei tea. Ja alla, ma arvan, ma tulin nagu mingi 20-25 minutiga. 20-ga pigem, ma arvan. Et väga kiiresti ja see lõpp oli nagu nii raske, siis mu jalad reaalselt tudisesid all, nagu värisesid. Ja see lõpp oli kuidagi eriti nagu libe kivide mõttes, need kivid lihtsalt nagu veeresid. Mis ma olin mingi, palun ära murra oma mingi pahkluud ära. Igatahes ja siis ma pidin minema poodi. Ma olin nagu mingi, oh my god, külm Red Bull, mingisugune hea banaan, mingi oh my god on ju. Ja saad aru, täna on mingisugune püha. Ja kõik poed on suletud. Ja reaalselt kõik poed, mis siin on, kõik on suletud. Nii et ma ei ole ikka veel söönud midagi. Nüüd ma paningi ennast enam-vähem korda, käisin pesus ära, aga ma ei viitsi mitte mingisugust meiki teha, ma ei viitsi mitte midagi rohkemat praegu teha. Kui et ma lihtsalt panin SPF-i näkku, käisin pesus. Ja nüüd ma vaatasin, et selle toidukoha vastas, kus ma eile sõin oma pastat, seal on veel mingi väga tore toidukoht, kus tundub igasuguseid häid valikuid, nii et ma lähen siis sinna lõunat sööma, sest tegelikult kell ongi juba 12:30. Ja ma panin bikiinid alla, ma ei tea, kas ma lähen randa, võib-olla natukeseks lähen, aga ma väga pikalt ei viitsi ja noh, kell 3 on juba see paadituur.
kui head need välja näevad. See oli tõesti väga tore koht. Just selles mõttes ka, et mul ei läinud mingi mega palju raha. Need paopannid olid väga maitsvad, 11 € ja siis jääkohv oli 3,80, ka normaalne. Nii et seda ma julgen ka täitsa soovitada ja ma ütlekski, et siin Omishis on olnud mu kõige paremad toiduelamused. Igatahes ma võtsin oma raamatu kaasa ja ma ikkagi lähen randa. Tahaks võib-olla veel ühe ujumise teha, sest tõesti see veeskäik oli väga mõnus. Ja natukene peesitaks veel ja siis käiks kodust läbi, viskaks rannaräti ära ja siis mul põhimõtteliselt maja kõrvalt lähebki see boat tour. Jõudsin randa ja siit on isegi näha see kindlus. Seal mäe tipus natukene, kus ma täna käisin. Ja siin on tegelikult teine veel palju madalamal. Aga võib-olla jõuan veel sinna ka täna. Nüüd on mingi pausiaeg, siin on mingi kohvik ja mingisugused mängud, aga minul on kõht täis, raha ma kulutada ei taha rohkem. Nii et ma siis jalutan mööda jõe äärt siin, vaatan loodust, väga-väga hea, et ma bukkisin selle paadisõidu, see on ka nagu nii ilusaid vaateid täis olnud see paadisõit, et jällegi ma lihtsalt mõtlen, et mida, kui haige on see maailm. Ja siis samas ma mõtlen seda ka, et inimesed on nii nuinud. Nagu kui lähevad mingid teised paadid mööda, siis kõik lehvitavad ja nagu nii nuinnu lihtsalt. Nagu me oleme lihtsalt kõik siin planeedi peal tegemas mingit oma asja, aga tegelikult ma ei tea, kõik tahavad lihtsalt mingi rõõmu tunda ja ilusaid asju näha. Ma ei tea, ma ei oska seda sõnadesse panna, nagu, et mida ma mõtlen praegu, aga ei ole üldse nii erinevad, kui meil on vahepeal meeldib mõelda. No mingis mõttes muidugi oleme ka, aga nagu mingid asjad lihtsalt on meis kõigis sees tegelikult. Ja ma ei tea, mida ma selle kõige tegelikult öelda tahan. Lihtsalt mingisugused mõtted, mis mul tulevad. Ja siis need kivimäed, mis siin on. Kui võimas lihtsalt, kui võimas. Need lihtsalt on siin. Inimene ei ole neid teinud. Need on lihtsalt maakera poolt, ma ei tea, loodud. Või jumala, no kes kuidas usub, on ju. Vaadake, kui selge vesi. Kõik on näha. No nii, ma olen kodus, ma olen ennast valmis pannud, ma nüüd filmisin oma Kajali lõhna review siin, ma olin kuidagi nii inspireeritud kogu sellest keskkonnast siin, et ma mõtlesin, et ma tahan selle just siin filmida ja kasutada neid klippe, mida ma olen siin ka teinud. Ma ei tea, kas see on juba üleval, kui sa seda videot vaatad või mitte, aga jah, ma tegin nüüd selle ära ja nüüd mul on tegelikult veel 50 minutit aega õhtusöögi broneeringuni. Ja ausalt ma ei taha koju minna. See on olnud imeline puhkus, see on nii
palju olen teinud ja näinud ja kogenud ja ma loodan, et see reis ei unune mul mitte kunagi. Et need mälupildid jäävad siia, sest et see on olnud meeli ülendav. Ma ütleksin, et täna ka see paadiga sõit ikka võttis silmamärjaks. Kui ilus ja nagu mul on olnud, kõik on olnud nii paigas. Ma ei muudaks selle reisi juures mitte midagi. Mitte midagi. See on olnud ideaalne. Ma olen pahviks löödud Horvaatia poolt. Kui palju ilusat loodust ja samas kui ilusad vanalinnad. Ma olen ju 3 vanalinna näinud nüüd. Split, Hvar ja nüüd see Omiš siin. Nii nunnud, nii kuidagi, ma ei tea, need tekitavad must mingi tunde. Mulle meeldivad niisugused need kitsad tänavad ja nagu niisugune, ma ei tea, see on kõik nii vibes lihtsalt. Okei, ei ole olnud liivarannad, või nüüd see viimane nagu enam-vähem on. Aga need rannad on olnud lihtsalt nii ilusad, siin see hele sinine vesi, no mida pekki. See, ma ei usu, et see on mu viimane kord Horvaatias. Jah, raha on küll kulunud omajagu. Raha on tõesti kulunud. Et selles osas ta ei ole kindlasti mingi üliodav reisisihtkoht. Et lennupiletid ja ööbimised, see tähendab siis Spliti ööbimine ja siin ööbimine. Need 3 asja kokku läksid mul 1000 eurot. Ja siin koha peal, kui ma nüüd jätan välja shoppingu, siis mul on, ma ei ole veel nagu täitsa lõplikult üle vaadanud, aga umbkaudu siuke 600 euri on läinud, et põhiliselt söögi peale. Kindlasti, kui osta rohkem toidupoest ja ise teha, saab palju soodsamalt. Nii, this is the look. Ma panin uued Zara võrguvaed. Ja viimane õhtu. Võtsin alkoholivaba piina colada ja selle sama pasta, mis eile, sellepärast, et no, ma ei tea, kas ma enam kunagi seda saan. No nii, kell on 6:10. Käes on pühapäev. Ja ongi aeg kodu poole liikuda. Ma näitan teile veel viimast korda seda vaadet siit aknast. Ilus. No nii, ma olen jõudnud ilusti lennujaama. Ja lennujaamal veel väga palju aega. Ja siin lennujaamas on ainult 1 kohvik ja sinna järjekord on nagu mingi väga pikk. Aga no ma arvan, et mul on nii palju aega, et ma jõuan isegi sealt midagi võtta. Igatahes, mis ma mõtlesin veel, et ma siia lõppu ütlen, et ma alguses kartsin, et äkki see nädal aega üksinda reisi on nagu liiga pikk. Aga tuleb välja, et ma võiks nädala vähemalt veel olla. Ma sellist asja nagu igavus ma ei kogenud mitte kordagi selle reisi jooksul. Et kogu aeg oli ju midagi nagu planeerida või midagi näha või siis leidsingi ise endale tegevust, et ma ütleks, et kui sa oled üksinda reisile minemas, siis su parimad sõbrad on kõrvaklapid, raamat ja väga hea, kui sul on selliseid sõpru või pere, kellele sa saad nagu update'e saata. Või nagu mingitest väikestest suvalistest asjadest ka. Ongi mingi, ma ei tea, saadad oma toidust pildi või vaadake, ma jõudsin randa, siin on nii ilus. Nagu siuksed asjad, et minul õnneks on sellised sõbrannad ja õhtuti helistasin Aleksandriga vahepeal, et see ka kindlasti nagu vähendab seda, ma ei tea, üksinduse tunnet, kuigi ma ei tea, mul nagu üldiselt seda tunnet nagu ei olnudki ja varasemalt, kui ma üksinda olen käinud, siis ma kasutasin ka seda, kui oli alguses imelik näiteks restoranis üksinda süüa, et ma paningi kõrvaklapid kõrva ja vaatasin YouTube'ist midagi. Et seda saab teha seekord, ma isegi mitte kordagi seda nippi ei kasutanud, ma ei tundnud ennast nagu imelikult kuidagi, et ma vaatasingi inimesi, sõin, vahepeal chatisin telefonis kellegagi, et kuidagi nagu ei olnud vajadust, aga üleüldse mingi, ma ei tea, rannas lesides ma kuulisin muusikat kogu aeg
ma ei viitsi mingisuguseid kisavaid lapsi kuulata, on ju. Et siis kõrvaklapid ja jah, nagu ma arvan, et väga hea, eriti kui sa lähed sellisele puhkusele, kus sul on nagu päriselt sa puhkad, mitte ainult ei liigu ringi, oled vahepeal võib-olla mingi rannas või kuskil pargis või midagi, et siis kindlasti raamatud on ka väga hea asi, mida kaasa võtta. Et see nagu sisustab aega ja see on nii mõnus kuskil ilusas kohas raamatut lugeda. Ma arvan, et Horvaatiasse ma tulen veel ja ma soovitan kõigile 2 käega. Reaalselt väga soovitan. Ja võib-olla, mis ma veel tahtsin öelda, et ma arvan, et mul see mai lõpp oli praegu ideaalne aeg tulemiseks, sest et ilm on väga ilus. Okei, võib-olla vesi saaks olla soojem, see on ainus asi, aga mulle tundus ka, et ei olnud veel nagu mingi rämedad turistimassid kohal, et no ikka turiste oli. Aga ma arvan, et võib-olla suvekuudel siin läheb nagu hullemaks see olukord. Aga ma loodan, et sul oli põnev vaadata. Jäta mulle kindlasti ka kommentaar alla, pane videole like, kui sulle see meeldis ja näeme järgmises videos. Tšau!